Tere tulemast kuulama järjekordset Vabakanali Nokalada saadet. Seekord on meil teemaks Vaba Tallinna Kodanik, üks valimisliit, mis sai üle pika aja täisnimekirja kokku. Ma peaksin siin ära mainima, et ka mina kandideerin Vaba Tallinna Kodaniku nimekirjas kesklinna piirkonnas ja ma üritan seekord jääda siiski ajakirjaniku rolli, et mitte nii väga ei ole ma täna kandidaat siin. Saate formaadi koha pealt, nagu ikka, teemaks on kõik see, mis mind mingil nädalal huvitab ja formaat pikkuse poolest on täpselt nii kaua, kuni me viitsime või kuni keegi peab ära minema. Niisiis, külas on meie linnapeakandidaat Hardo Aasmäe. Tere, Hardo! No tere! Ja meie volikogu esimehe kandidaat Karli Lambat. Tere, Karli! Tere! Mina loen meie valimisliidu kodulehekülje pealt ja ka mõned inimesed on mulle osutanud seda, kui nad on uurinud meie valimisliidu asju, et me oleme rahvuslik konservatiivne valimisliit. Mida see teie jaoks tähendab? Võib-olla Karli kõigepealt. No see ikka päris nii ei ole. Me oleme ikkagi maailmavaate ülene valimisliit. Tõsi on see, et me oleme alguse saanud või vähemalt mitmed algatajad on tulnud vaba isamaalisest kodanikust, kes selgesti ja tõesti defineerib ennast rahvusliku konservatiivse poliitilise jõuna. Aga valimisliit on ikkagi kodanikuühendus. Seal olevad inimesed ei esinda organisatsioone, vaid nad on kui linlased, linnakodanikud, vabad inimesed, kes siis linnaühises peres üksteise kõrval elavad. Ja kas keegi on Keskerakonnast või liberaalse maailmavaatega meie hulgas, kui nad ajavad kogukonna asja, on kõik teretulnud. Meil on väga erineva maailmavaatega inimesi, ehk me kindlasti ei ole niisuguse maailmavaate esindajad oma valimisliidus, kuidas sa alustasid. Hardo, sina oli linnapea, sinul on see kogemus olemas juba tegelikult, et kuivõrd on see tegelikult linna küsimus, et kas linna juhtimine on rahvuslik või konservatiivne või mis maailmavaates see lähtub, et kui oluline see on linna juhtimise koha pealt? No see on ikka kahe otsaga lugu. Ühelt poolt on kõik see, mis on seotud asustusega, on võrratult konservatiivsem sellest, mis on riik. Sest riigis võid sa mingit korda muuta üsna kiiresti. Seal paned need Riigikogu saadikud 3 ööpäevaks kinni, annad neile ainult natukene süüa juua ja öösel lase magada ja küll nad õiged otsust ära teevad seal viimases meeleheites, aga riik on abstraktne. Nüüd linn või üldse kõik see, mis puudutab asustuse ja geograafilise alusega, see on ju väga asine. Ja neid asiseid asju ei saa muuta, nii et kui 20. sajandil näiteks on Tallinnas olnud 10 erinevat riigivõimu ja 12 erinevat raha, siis Harju tänava ehitusjoon on 13. sajandist või Rüütli tänaval, kus ma elan. See 13. sajandist, seda sa ei muuda. Selles mõttes on linn üsna konservatiivne. Nüüd, mis puudutab seda teist poolt, siis paraku on see, mis on nagu minu eriala, on pigem või suundumus või akadeemilised huvid, on vaadata tulevikku. See tähendab seda, et mida peab tegema täna selleks, et näiteks 15 või 20 aasta pärast ajaloo tuuled linna nagu pühiks või ei räsiks. See tähendab seda, et linna valitsemisel peab nägema ette kusagil 100 aastat. Linna valitsemine on oma loomult igavikuline tegevus, sest kui me näiteks selle Ülemiste ristmiku valesti ehitame, näiteks oleme teinud üks asja, projekteerimise viga, siis me oleme reeglina ehitanud ta valesti 100 aastaks. Ja selles mõttes on linna valitsemine kõrget intelligentsi nõudev tegevus. Riiki on valitseda lihtsam, sest vigu saab kiiremini parandada linnas. Kui on viga tehtud, siis on see linna palges ja sinna võib ka plaadi juurde panna. Elver Loho, äpardus, kui sina peaksid olema mingi asja autor. Kui palju Keskerakond on oma pika linnavalitsemise ajal vigu teinud, et Karli sulle vast küsimus, et kui kursis sa nendega oled?
no neid vigu ju paistab erinevate inimeste jaoks erinevat moodi, aga ehitada üles niisugune kinnine süsteem, nagu see Tallinna linnavalitsemise juures praegu nende jaoks väga edukalt töötab, see on ju suur viga. See süsteem on suletud, sinna tulevad ühest kindlast erakonnast inimesed juhtivatele kohtadele ja juba niimoodi juhtimisteoreetiliselt on sinna väga selgesti sisse programmeeritud mitmed tõenäosused, suured tõenäosused, et tulevikus hakkavad asjad valesti minema. Kõige ilmekam väljend on loomulikult need vanglas istuvad linnaametnikud, korruptsioon, mis niisuguse suletud süsteemiga kaasas käib. Parbus lasti just lahti praegu, nii et seal... Paraneb. Olukord läheb paremaks. Et see on üks osa asjast, aga teine tegelikult, mis on palju tõsisem, on see, et millest Kaarda rääkis, et niisuguse suure kinnistatud maaküljes kinni oleva asja puhul peavad need otsused olema väga pikalt ettepoole suunatud. Asustusmuster samamoodi majandusgeograafis on teada, et muutub umbes 200-ndiga. Ehk et seda väga lihtsasti ei muuda. Ja need otsused, mida Tallinna linnavalitsus tegema peab, need on väga ettenägelikult, väga kaugele suunatud, aga niisuguse kinnise süsteemi puhul, kus inimesed, võib-olla ei oma kõige otsesemalt motivatsiooni oma põhiülesannetega tegeleda, see on täiesti loomulik, et kaalutletud häid, pikaajaliselt ettevaatavad otsused Tallinna linnavalitsusest ei tule. Et need on, ma arvan, keskerakondliku linnajuhtimise kõige ilmekamad viljad, mis meid lähitulevikus ikka kõvasti kindlasti räsima hakkavad. Keegi meist ilmselt ei taha sinna nii-öelda sooja koha peale. Ma ei ole ise seda palganumbrit uurinud, ma sõbrad ajakirjanikult kuulsin, et see palk seal volikogus ja mujal on tegelikult väga väikene. Kas keegi oskab palganumbrit peast öelda? No ei tea, keegi pole selle peale üldse mõelnud, tähendab, eks siin kõik mõtlevad nagu ikka selle asja sisu peale, natukene, kuidas nüüd öeldakse, seda kodanikaadet on ju ka inimestes säilunud. Ja kes see palganumbri peale ikka mõtleb, aga ma nagu mõtlen pigem selle valitsemise peale, mida siin Karli räägib, et üks esmane probleem on see, et tõepoolest linnas on viimasel ajal mõeldud 3-4 aastase tsükliga. Tegelikult tuleks mõelda 100 aasta. See on niisugune metodoloogiline viga. Ja teine asi on tõesti see, et kui siin rääkida juhtimisest, siis Karli ütleb, et see on kõik väga halb juhtimine, aga näed, keskaegses Tallinnas, kus raehärrad tulid põhiliselt suurkildist, toimis väga hästi, nii et niisugune, et me võiksime öelda, et mingil viisil võib-olla Tallinnas on taastatud niisugune keskaegne juhtimisstiil. Ta lihtsalt on selline, et kodanikku lasta ligi, sa võid olla küll vaba mees, aga sinu koht ei ole valitsemise juures. Ja üks asi veel, mida ilmselt peaks siiski silmas pidama, on see, et ega see Keskerakonna tegevus väga rünnatav ei ole. Ja see on väga huvitav, et kui ajakirjandus räägib või oponendid räägivad, siis just kui see põrkub kõik tagasi ja paljudel inimestel jäänud mulje, et see on niisugune suur ja võimas süsteem, aga väga keeruline on võtta üles linnavalitsuse otsused, mida ei ole. Ja viimaste aastate valitsemise peamine probleem on ju see, et otsused on tegemata. Tähendab, väga keeruline on kritiseerida tegevusetust. Ja öelda, et nüüd linnavalitsus on pannud selle või selle asjaga kapitaalselt mööda, kui seda üldse ei ole, siis sa ei saa nagu möödagi panna. Ja siis hakkavad tekkima niisugused imelikud asjad, et mis oli 87 000 kulutati selleks, et linnakodanikele teatada, et lasteaedade mänguväljakud on nagu korda tehtud. Mida ei olnud tegelikult korda tehtud? Ei see on juba isegi teisejärguline, eks ole, aga see seletusel eriti vahva, et muidu linna kodanikud ei saa teadagi. Just kui lapsed ei käiks lasteaias, just kui lapsevanemad ei näeks midagi, ja siis tekib ju küsimus, et kui lapsevanemad ei pane tähele, et mingi asi on korda tehtud, mis oleks ju loomulik, et siis äkki on see valed asjad vales kohas. Kui inimesed ei märka, see tähendab seda, et neil just kui seda tarvis. Ega siis lapsevanemad ei ole oma laste suhtes ju hoolimatud.
nad ikkagi vaatavad, noh, kus nad on ja mis siis tehakse. Nii et noh, siis hakkab asi võtma niisugust teatri vormi. Aga selle keskaegse juhtimismudeli kohta siis ka paar kommentaari. Kindlasti see Tallinnas ja teistes Hansalinnades ja Euroopas igal pool suure tõenäosusega väga hästi ka toimis tolles ajalises kontekstis. Aga tead, miks oli põhjus? Sentigi palka ei saadud selle eest. No. Keegi ei tahtnud üle 1 aasta olla, sellepärast et oma ärid jäid täiesti laokile, sest tegelikult keskajal, vabandust, ma katkestasin. Keskajal oli ju see, et see oli nagu linnakodaniku kohus ja kellegi järg tuli ja ta pidi arvestama, et sisuliselt ohverdas ta 1 aasta tulu linna kasuks. Jah, aga kuhu ma siis jõuda tahtsin, oli ka tegelikult see, et noh, tolleaegne ajaline kontekst ja majanduslik kontekst, sotsiaalne kontekst oli hoopis teine. Tallinn ju konkureeris palju väiksemal kujullikult öeldes turul kui tänapäeval. Noh, loomulikult olid teised Eesti linnad, need lähimad Baltimere-äärsed linnad, millega siis olles Hansalinn, Tallinn rindapistis, loomulikult ka Venemaa linnad. Aga see, missugune on täna see Tallinna asend, on ju hoopis teissugune. See maailm on palju kiiremini muutuv. Tallinn peab selles maailmas leidma. Tallinn on üks suur eelis, et ta Eesti kontekstis on võistlusest lihtsalt öeldes väljaspool, et kui ka siin suuri vigu tehakse, Eesti siseselt vaadates ei juhtu ju midagi väga halvasti, inimesed tulevad ikka siia, aga häda on ju see, et kui Tallinnas lõpuks asjad halvasti teevad, kuhu nad siis lähevad. Suure tõenäosusega, need on nii pikaajalised protsessid, et sellepärast see, kuidas Tallinna juhitakse, kuidas Tallinna valitsetakse, mõjutab selle riigi käekäiku palju enam, kui tavaliselt me mõtleme. Hardo, kuule, sa räägid, et siin Tallinna, te siin mõlema räägite, et Tallinnas on mõned asjad tegemata, aga Tallinna televisioon töötab ometigi ja tasuta ühistransport ka inimestele meeldib, et need on ju asjad, mis on hästi või ei ole siis? No tasuta ühistranspordiga on asi suhteliselt selge. Me peame enesele kõigepealt selgeks tegema, mis asi see on. Ja mina võin öelda seda, et see ühistranspordisüsteem on praegu umbes samasugune, nii nagu ta minu valitsemisest jäi, ehk peaaegu natukene pärast seda, kui Nõukogude võim lõppes, aga vahepeal on ju ikkagi elukohtade ja töökohtade paiknemine linnas ja muutunud. Transpordivõrk ei ole selle kaasa läinud, ehk teisisõnu öeldes, et kui mingil viisil püüda seda kuidagi kujundlikult üldistada, siis tegemist oli nõukogudeaegse asjaga, mida siis inimestele anti tasuta kasutamiseks. Ja samal ajal on ju olukord selline, et ta ikkagi vajaks hädasti uuendamist. Selles mõttes, et kui tavaliselt räägitakse uuendamisest, siis mõeldakse uute busside ostmist. Aga selline mineviku täiustam, nagu praegu käib, enam ei aita seda ühistransporti edasi. See tähendab seda, et me peame kaasajastama liinivõrku, bussid, trammid, trollid, peavad ilmselt muutma mõnevõrra oma asukohta, arvestades neid muutusi, mis on 20 aasta jooksul toimunud. Tõenäoliselt me peame tegema ta odavamaks, hakkama ise elektrit tootma, sest igaüks, kes on Eleringile maksnud elektriarveid, näeb, et seal on 65% on ju kõik võimalikke ülekandekulusid ja tegelikult me peame ikkagi otse kontaktliini laskma elektrit ja iga elekter on odavam. Me ilmselt peame kaaluma seda, et bussid võiksid võib-olla diiselkütuse asemel sõita vedelkütusega või vedelgaasiga ja need otsused, et kas selle kohta, et me kas või alustaksime suundumust, kas või uurima seda, mis oleks mõistlikum liinivõrgu poole pealt, mis oleks tehnilise poole pealt odavam, need on ju tegemata ja kui me räägime sellest, et on otsused tegemata või langetamata, mida oleks tarvis, siis meil oleks lihtsalt ükskord vaja laevaga tulla Tallinna Vanasadamasse, Reisisadamasse ja tulla niisuguse pilguga, nagu meil oleks siin esimest korda. Ja siis me näeme ühte tühermaad, kus on puju ja takjas ja ohakas ja seal on mingid tolmunud parklaid ja kunagi ju linn müüs selle ära erakättesse, lootes, et see justkui arendab selle välja. Maailmas nii ei tehta. Ma võin eksida, aga minu meelest, kui see ära müüdi, siis linnapea oli Jüri Mõis ja volikogu esimees oli Edgar Savisaar, nii et nad seal koostöös selle
ära müüsid ja nüüd on, see käib lihtsalt spekulandi kätte, mingit hoonestamist ei toimu, rääkimata sellest, et oleks mingid terviklikud lahendused. Paar maja on sinna püsti pandud, need on alla arhitektuurilise keskmise. Ainukene, mis on seal, ütleme enam-vähem, mille üle võib rõõmu tunda, on ju see Tallingi hoone, aga seal on ka linnahalli varemed. See on antud justkui Roland Looderi kätte, see justkui peaks investeerima, midagi ei toimu. Kui me vaatame Balti jaama ümbrust, eks ole, see on ju õudne tegelikult. Ja on ka kõik otsused tegema, mitte ühtegi otsust pole tehtud, et mis me nüüd teeme või kus suunas me läheme. Ja need ei ole niisugused otsused, mille puhul võiks öelda, et raha ei ole, et me ei saa otsust teha. Seda mul ei ole mõtet rääkida, seda võib rääkida, ma ei tea, kellele tahes, aga mulle mitte. Nii, tulles tagasi valimisliidu teema juurde, siis meil on ajalooline sündmus, me saime täisnimekirja kokku, me saime isegi natuke rohkem nimesid, kui sai Eesti Konservatiivne, EKRE, mis iganes seda on seal. Rahvaerakond. Ja me saime ka tunduvalt rohkem, me saime 3 korda rohkem kui rohelised. Milles selline edu ja kas, Karli, sina algusest peale selle protsessi juures olla, mina liitusin üsna hiljuti. Kas oli algusest peale näha, et tuleb selline edu või olid skeptilised pigem? Vaatame natuke pikemalt tagasi, et meie andmetel niisugune korralik valimisliit Tallinnas tuli valimistel välja 99. aastal, ehk siis eelmise sajandi lõpus. Nad said ka volikokku ja nüüd on siis pärast 14 aastat järgmine samasugune sündmus tulemas. Vähemalt valimisliit on kenasti olemas. Tollaegne 99. aasta keskkond loomulikult oli hoopis teissugune. Me arvestame ja oleme kindlad, et kuivõrd meie meelest on meil väga head ideed, inimeste rahulolematus selle parteistatud süsteemiga Eestis üldisemalt, iseäranis veel Tallinnas, Tallinna linnavalitsemises, loob selle fooni, et kui me õiget asja ajame õigete inimestega, siis kindlasti ei ole meie võimalused üldse mitte halvad. Jah, me hakkasime kevadel peale, eks ta alguses ikka väga suur töö oli. Mu hea sõber, sportlane, orienteeruja Erki Aadli on öelnud, et konkreetsel võistluspäeval tuleb teha parim sooritus, milleks sa võimeline oled ja ei tohi vaadata konkurentide poole. Ma võin kinnitada, et eile siis 10. septembril, kui me nimekirjad üle andsime, oma valimisliidu nimekirja, selles pikas perioodis 3-4 kuud, kus me selle nimel vaeva nägime, me kindlasti tegime maksimumi lähedase soorituse. Ma arvan, et meil on väga esinduslik inimeste, väärikate kodanike kogu, kes seal nimekirjas esindatud on ja see loob üldse mitte halva eelduse 20. oktoobril valimistel hästi esineda. No ja kui rääkida seda laadi kodanikuühendusest, siis ütleme, see alati tekib ju küsimus, et kelle jaoks see on. Siis praegu ju kõik küsitlused näitavad ju seda, et Tallinna linnas pooled või isegi üle poole valijatest ei ole nõus hääletama ühegi erakonna poolt ja neid inimesi jätta valikust ilma ei ole demokraatia pärane. See tähendab seda, et tegelikult peab ütlema pigem sedapidi, et miks niisugune valimisliit on tehtud, vaid tuleks öelda, et selline valimisliit selles olukorras on demokraatia vaatepunktist kohustuslik, sest inimestel peab olema ka teine võimalus erakondade kõrval. Ja kui me mõtleme veel üldteoreetilisemalt, siis ikkagi küsimus on üleval, kuivõrd sobilik on kogukondade juhtimine ainitiselt erakondlikul korralduslikul toel. Sest erakond ikkagi lähtub teatud erahuvidest või sarnaste erahuvidega inimeste huvide kaitsmisest. Ja siis teooria ütleb, et riigi tasandil nad siis kooskõlastavad oma huvid ja teoorias on siis niimoodi, et valitsuse enamus võtab vastutuse, aga ta peab arvestama ka opositsiooni ehk vähemuse erahuvidega. Meil see hästi ei tööta, aga kogukond on ju väga mitmepalgeline. Me ju igapäevaselt elame õlg-õla kõrval ju inimestega, kes võivad olla täiesti vastandlike vaadetega, aga kogukonna asja ajamisel võivad olla neil sarnased huvid, rääkimata veel niisugust territoriaalsest mõõtest linnas, kus on
linnaosad ja asumid on väga eripalgelised, igal pool on ju omad probleemid, eripärased inimesed, ütleme sooline, rahvuslik, usuline, vanuseline koosseis ju erineb üsna tugevalt asumite viisi juba ja see tähendab seda, et probleemid ja huvid on samuti erinevad ja see kohalik küsimus, mida tuleb lahendada ja see mitmekesisus, mis meie nimekirjas on, see tegelikult kajastab pigem seda kogukonna nägu teinekord paremini kui lihtsalt erakondlikud nimekirjad, kus on siis seal kas ühe maailmavaate või sõpruskonna esindused. Jah, ja selle kogukondlikkuse jätkuks, et kui me parandame teid või hooldame koolimaju või anname neid rendile, nagu keskerakondlik linnavalitsus kinnistel konkurssidel need teinud on kahetsusväärsel kombel. Kõikide niisuguste majandustegevuste puhul linna juhtimises, aga loomulikult on ka sellel väga selge sotsiaalne mõõde, ei ole ju tarvis, või ei ole põhjust eeldada, et seda peavad nüüd tegema klassikalises erakonna teoorias parempoolsed või vasakpoolsed inimesed. Lihtne näide, et kui me elame oma kortermajades üksteise kõrval, me oleme ju ka väga eripalgeliste maailmavaadetega. Aga kuidas seda maja korras hoida, kuidas tagada, et seal on turvalisus, kuidas tagada, et see maja ka 50 aasta pärast kenasti püsti seisab ja meie lapsed seal soovi korral elada saavad. See on ikkagi majaelanike ühisasi, ühine otsustamine ja see ongi see väikene kogukonnamudel. Ja Tallinna linnas suuremas pildis ei peaks see üldsegi olema ju kuidagi teistmoodi. Ehk et tõmmata nende veelahkmeid, eraldusjooni inimeste vahel ja nende erakondliku maailmavaate alusel, see on suur tõenäosusega Tallinna linnale teinud ikka karuteene. No võib-olla jälle näitena lihtsalt tuua või kuidagi seda illustreerida. Kui nüüd siin peaks Ülemiste ristmik valmis saama siin, ma ei tea, kas oktoobri algul või mingil hetkel seal lindi lõikamiseks läheb, et kuidas niisugune Ülemiste ristmiku keskerakondlik vorm võiks erineda sotsiaaldemokraatlikust Ülemiste ristmikust. Noh, oletame, et ei oleks Keskerakond võimul, oleks sotsiaaldemokraadid või sotsiaaldemokraadid isamaalastega. Kuidas see siis ikkagi erineks? Tegelikult ei erineda praktiliselt mitte millegi poolest, vaid sõltub inseneri andekusest ja hinnast. Ja mitte midagi või mitte mingit erakondlikku jälge sellel ei saa olla. Kuule, kui on sotsiaaldemokraatlik ristmik, siis lastakse kõigepealt naisautojuhid üle tee ja siis kui on isamaaline ristmik, siis lastakse kõigepealt eestlased üle tee. Saab ju küll tõmmata. Aga see on juba liikluskorraldus, siis pangu omad liiklusreguleerijad sinna, aga see, kuidas need sillad püsti seisavad, see toetub tugevusõpetusele, mitte erakonna programmile, nii et midagi ei ole teha. Hakkame võib-olla ehitama siin, nagu meil on plaanis Kalamaja kalda peal, et see ikka käib vesiehituse reeglite järgi, et jää või tormid seda ära juhuks ja seal ei ole ju mingil viisil seotud see Vaba Tallinna kodaniku valimisprogrammiga. Kui see ehitatakse, siis ehitatakse ikka loodusseaduste järgi. Midagi pole teha. Karli, sina oled olnud Viki juures tegev ka mõnda aega. Ja see Vaba Tallinna kodanik ja Vik, nende vahel tõmmatakse võrdusmärki. Mina liitusin Vaba Tallinna kodanikuga. Ma olen käinud ühel Viki üritusel sellepärast, et üks tuttav saatis infot, et esineja on huvitav. Aga see on ka kogu minu kokkupuude Vikiga põhimõtteliselt. Mis on see seos ja kas on sükest hirmu vähemalt siin Vaba Tallinna kodaniku hulgas, et tuleb erakond? Paljud siin spekuleerivad, et meie tuleme nüüd uue puhta jõuna ja tegelikult me rihime erakonnaks ja rihime Euroopa Parlamendi valimiste ja Riigikogu valimistele. Kas meil on sükest salaplaani? Mina ei ole kohanud. Vaba isamaaline kodanik on poliitilistel alustel tegutsev MTÜ. Ta tõesti on määratlenud rahvuslik konservatiivsena, aga seal on kindlasti ka väga erinevaid inimesi, keda ainult nüüd see maailmavaade ei ühenda. Viki panus selle valimisliidu sündi on väga tänuväärne. Nemad, või mina loomulikult ka sealhulgas, et Vik otsustas, et niisugune valimisliit tuleb ellu kutsuda. Meist on lõpuks valimisridades 20 inimest, aga me oleme valimisliidus kui kodanikud. Me ei esinda ühtegi organisatsiooni, me ei esinda seda maailmavaadet ja me oleme üks sellest tausta
organisatsioonis, kes selles valimisliidus on. Valimisliidus on ka väga palju asumiseltside esindajaid, väga erinevate kodanikeühenduste esindajaid, erinevatest eriala või ettevõtlusassotsiatsioonidest. Ehk et VIK on lihtsalt taustal üks samasugune. Aga kõik me oleme valimisliidus kui kodanikud. Meil ei ole mingisugust erakondlikku maailmavaadet, mis meid ühendaks. Ainult Tallinna valimisprogramm, Tallinna juhtimine on see, mille pärast me oleme kokku tulnud. Ja see on ka juba väga selgesti vastus küsimusele, et valimisliidust mingil juhul ei saa olla alust mingisuguse poliitilise jõu tekkimisele või niisuguste kahtluste põhjendatud olemasolule. Ei, seda kindlasti ei ole. No mina olen võib-olla siin stuudios täielik erand, sest mina ei ole selle vaba isamaalise kodaniku mitte ühelgi üritusel käinud ja ega ma väga hästi ei tea, millega nad tegelevad. Mul on jäänud niisugune mulje, et natukene on seal inimesi, kes lakkuvad poliitilisi haavu IRL-ist pettumusest, aga see pettumus ei saa olla kuidagi seotud Tallinna küsimustikuga. Seal on üldisemad ja teoreetilisemad vastuolud ja ma ei näe teoreetilist võimalust, et vaba Tallinna kodaniku toel või tuumikul võiks tekkida uus erakond, see teoreetiline võimalus puudub. Nojah, see oleks ka siis selline linnaerakond, mitte. Jah, aga ei, see ei ole teema. Et me oleme kui tavalised linnakodanikud, kes tunnevad linna arengu pärast muret. Me oleme kutsunud enda valimisliidust siis enda hulka väga erinevaid inimesi, väga erinevatest organisatsioonidest. Nad ei esinda neid organisatsioone, nad on ikkagi kui linnakodanikud meie juures. Ja ma arvan, et see annabki sellele valimisliidule oma värvingu ja niisuguse positiivse idee. No minu meelest täna võiks selle teema üldse lõpetada VIK ja vaba Tallinna kodanik, selles mõttes, et selle võrdsustamisel pole mingit alust ja mulle tundub, et seda laadi kahtlusi külvavad pigem meie oponendid, kellele see kogukondlikkus üldse ei istu. Nii et me võiksime selle teema lugeda lõpetatuks ja kui keegi tahab selle juurde tagasi tulla, siis tulgu 21. oktoobril 2013. aastal, kui soovib. Nii, Lasnamäel on selline titaanide heitlus, suuremate erakondade linnapea kandidaadid on kõik seal. Hardo, sina ei ole Lasnamäel. Hoopis Jaan Riis on Lasnamäel üks kõvemaid tegijaid ja seal on ka Valdo Randpere lubanud terveniku kuuski istutada sinna täpsemalt 117 799 kuuske. Kas Riis, mitu kuuske tema istutab ja kus linna osas sina oled ja miks niimoodi? No mina kandideerin Haaberstis väga paljude asjaolude kokkulangemise tõttu, aga mis puudutab kuuskede istutamist, siis muidugi Riis ei lähe mingeid kuuski istutama, sest Valdo Randpere on meil selles mõttes väga täpne mees, et ta on tabanud meie puuliikidest praktiliselt ainukese, mis paepealsel ja loopealsetel ei kasva, kuna kuusk tahab teatavasti ju happelist mulda ja seal see vajab ikka moreeni, nii et ta jõudis ikkagi nendest 10 puuliikidest, mis meil on välja valida ühe, mis Lasnamäel ilmtingimata ei kasva. Nii et ega see paragraafiga seal augu kaevamine ja puude istutamine, see ei sobi üldse ja kahjuks on see näidanud Valdo Randperet muidugi hirmsa võhikuna, tähendab niisugused jutt, et tohi üldse rääkida, millest sa mitte midagi ei tea. Aga mis puudutab Jaan Riisi, siis Jaan Riis on ju samasugune titaan nagu Savisaar või Mikser, kes seal kandideerivad, sellepärast, et Jaan Riis on ikkagi Looduskaitseseltsi esimees. Ta on ju looduse omnibussi, ütleme nii, et iganädalane vedaja. Ta on kehva nägemisega mees, kes näitab Eesti rahvale Eesti looduse ilu. Selles mõttes unikaalne ja mõnes mõttes ka traagiline isiksus. Ja samal ajal on ta ju töötanud Tallinna Keskkonnaametis ja neid haljastuse küsimusi ikka tunnetab tõeliselt hästi, mis on mingil viisil
üks Lasnamäe probleemidest ja kuna tasuta prügivedu tuleb ikkagi Lasnamäele sisse viia, kas või pilootprojektina või siis üle linna, siis kes seda veel tunneb kui Riis, tema on vaimusuurus, seal nüüd teised erakonnad, eks need sõdivad ju nii nagu venelased Stalingradi all, et kui mõistus on otsas, siis tuleb massiga peale minna. Ja nii seal neid erakondlasi on ikkagi päris palju, aga ei ole nad Riisist tugevamad, ütlen ma, nende asjade ajamiseks, mida Lasnamäel tegelikult tarvis oleks. Aga kuidas sinuga Haaberstis on? Mis sul seal plaanis on? Mis on sinu lahingusaladused? Lahingusaladustest on veel vara rääkida, aga ma seda võin teile küll öelda, et peaaegu kõik asumid, mis on Haaberstis, on ju eramupiirkonnad. Me oleme harjunud Haaberstist rääkima kui väike Õismäest, see Sõõr või Hiina müür, mis seal on, eks ole, kus on siis tihe asustus ja natukene seal Astangul. Aga põhimõtteliselt on see üsna looduslähedane ja kohati ka liigniiske eramupiirkond, nii et on ju täitsa selge, et me võiksime ju kaaluda, et võib-olla see tasuta prügiveo asi oleks ka Haaberstis nagu mõeldav. Ja siin on nüüd Rõivas pakkunud välja, ma ei mäleta, kes see oli seal, et tuleks Haabersti ristmik ehitada, mis on siis mõeldud eelkõige nendele, kes on seal Pika-Liivas ja seal Kakumäel ja seal kaugemal. Siis raadiokuulajad, kes meid kuulavad, siis ma võin öelda küll, et Rõivas ja tema sotsiaalministeerium mingid ristmikud mitte kunagi ehitama ei hakka. See ei ole sotsiaalministeeriumi asi ja teiseks ei ole Rõivas see tegija, sest tema ju linna volikokku ei tule, nii et kui te sinna hääle annate, siis olete selle tuulde visanud, et ei tea, kellel see hääl tegelikult läheb. Sest selle peibutuspartide häda on ju tegelikult selles, et kohalike omavalitsuste puhul on valijal ju see õnn, et tema hääl läheb täpselt sellele, kellele ta annab. Aga peibutuspartide puhul läheb see kindlasti kaotsi. Ei ole ju teada, millise juhusliku protsessi tulemusel, kellele need hääled siis lõppkokkuvõttes kukuvad, sest part lendab minema oma häältega ja siis sinna taha jääb võib-olla 200-300 häälega esindaja, kes siis teda esindab volikogus, nii et suure tõenäosusega, kui seekord peaksid peibutuspartid palju hääli saama, siis ma hindan niimoodi, et üle poolte häältest läheb lihtsalt kaotsi. Lendab minema soojale maale. Aga siin on hea põhjus öelda, et me oleme väga tõenäoliselt väga erandlik nimekiri. Pardi vaba. Kõikide nende teiste suuremate hulgas. Jah, et meil on ligi 100 kandidaati ja nendest ei ole ühtegi peibutusparti. Vaata, tegelikult tuleb meie sõnavaras teha vahet ka partide ja broilerite vahel. Ja minu veendumuse kohaselt meie valimisliidus ei ole ühtegi noort inimest, kes siin toimetab, kes oleks erakonna haudejaamast läbi käinud. See tähendab seda, et peale partide puudumise meil pole ka broilereid, nii et linnuliha siit ei ole kellelgi loota. Linnu eelkäija oli teatavasti dinosaurus, nii et võib-olla see... Aga üks asi, mille ma tahaks ära õiendada siin, et tasuta prügivedu, see ei ole selline populistlik loosung, see on läbimõeldud asi ja see on ka mujal Euroopas juba tehtud ühe väga konkreetse mudeli järgi, kas ma eksin? Berliinis on tasuta prügivedu, aga eks me lähiaegadel tutvustame ka Brasiilia kogemust, kus prügi ei veeta ära tasuta, vaid linnavõimud ostavad prügi inimestelt üles. Seal on tehtud veel samm edasi ja me mingil ajal võib-olla linnakodanikele tutvustame võimaluse korral seda kogemust, nii et jutt sellest, et me peaksime prügile tingimata peale maksma, nagu see täna on, siis pärast seda, kui ikkagi Iru prügipõletustehas, mis hakkab tootma sooja elektrit ja meie prügi on nende tooraine, siis kui me ikka tooraine ostame kellegi jaoks, siis ära viigu ikka tasuta ja mida on siin vaja veel rõhutada, et see
tasuta prügiveo mõte ei ole mingi sotsiaalprogramm otseselt, vaid see on eelkõige keskkonnahoiuprogramm, sest Berliinis hoitakse ikkagi pargid ja teed ja tänavad puhtad tänu sellele, et inimestel on pargi põõsa alla või metsa prügi vedamine lihtsalt palju tülikam kui oma hoovis panna prügikasti. Tõsi, seal on tingimus see, et prügi tuleb sorteerida 3 ossa. No ja muidugi lõpetuseks on ikkagi, kui me siin avalikkusega suhtleme, siis meie suhtleme põhimõtteliselt selle osaga avalikkusest, kes ei ole nõus ühegi erakonna poolt hääletama. No me ei hakka väga agiteerima veendunud keskerakondlast meie poolt hääletama või reformierakondlast, need, kes on oma hingelaadilt erakondlikud inimesed, nad toimetavad oma parema äratundmise järgi ja me ei hakka neile ju hinge pugema või neid kuidagi halvustama, aga me oleme mõeldud ikkagi selle 50-60% linnakodanike jaoks, kes ei ole nõus ühegi erakonna poolt hääletama. Nii et see on nagu see meie valik ja kui keegi loodab, et me väga karvupidi läheme kokku mõne erakonnaga, siis ärgu erakonnad lootku, meie sellest kaklusest osa ei võta. Meil on oma kindel tegevuskava, tegevused iga linnaosa kohta, mida me teha kavatseme, mis on arvestatud siis pika vinnaga umbes 100 aasta peale ja mis on 4 aasta jooksul teostatav või vähemalt ettevalmistatav. No üks eelis muidugi erakonna ees valimisliidul on see, et meil ei ole Toompeal tülisid, mis kanduksi kuidagi üle linnavalitsemisesse, et me ei pea kellelegi tünga tegema selle eest, et meile tehti tünga Toompeal. Ja teiselt poolt jällegi, et me ei pea partei kassasse linna raha pesema kuidagi, meil ei ole ka mingisugust, ma eeldan mingisugust vajadust hoida linna palgal anonüümseid kommentaatoreid, kellel on ametijuhendis kirjas, nemad peavad sõimu kirjutama Keskerakonna konkurentide kohta. Ja need olekski võib-olla sellised minu jaoks eelis, mille pärast ma tahaksin näha valimisliitu Tallinnas võimul. Aga sellel on ka puudus, sest ei ole välistatud, et erakonnad tahavad meile kambaka teha, mis on ka võimalik. Aga vaat seda sõda me hakkame küll pidama. Ja, aga viimane sõna Karile, palun. Ja, mul on isiklikult ikka väga raske uskuda, et kui lähebki nüüd Savisaarel halvasti ja ta jääb alla 50%, et tulevad teised erakonnad Tallinnas võimule, et siis midagi väga põhimõtteliselt ja printsiibiliselt Tallinna linnavalitsemises muutub. Üks erakond asendub teistega, tulevad 20–100 erakonna suletud tagatubadest inimest, kes on siis hääletustel kuidagi silma paistnud, mida iganes broilerid, kes tahavad kuskil väljaõpet saada ja asuvad linnaosa valitsustes, ametites, linnavalitsuses tööle. See ei ole põhimõtteline muutus. Võib-olla on tõesti esimene korruptsiooni vähem, võib-olla on tõesti juba olemasolevate pikka aega seal töötanud inimeste asendamine, positiivne muutus, aga niisugust pikaajalist nägemust Tallinna linna juhtimisse taolisel viisil, erakondlikul viisil jätkamine ei too. Ehk et ma seetõttu ise väga usun sellesse ideesse, et me püüame Tallinna linna juhtimist lahti parteistada, võimu linnaosadele tagasi anda, kus on ära võetud, linna juhtimist detsentraliseerida, anda kodanikele väga selge võimalus linna juhtimises kaasa rääkida ja et linna peavad ikkagi juhtima inimesed, kellel on selle jaoks vajalikud oskused, kompetentsid ja pädevus olemas, et nad ei pea tulema või nad ei tohi mingil juhul tulla erakonna suletud ringkondadest. Tallinna linna juhtimine peab olema avatud ja professionaalne. Ma väga usun sellesse ja usun, et kui kodanikud tahavad, siis nad oma võimu ka nendel valimistel näitavad.